Tere! Sa kuulad turundus- ja ettevõtlussaadet IDEA 360, kus inspireerime, anname nõu ja jagame kogemusi ettevõtlusega seotud teemadel. Septembris räägime andmetest, privaatsusest ja GDPR-ist. Tänase saatega jõuamegi selle minisarja lõpuni. Mina olen Kadri Ambos, olen Alexela turundus- ja kommunikatsiooni juht. Minu taust on turundusalane, sealhulgas ka üritusturundusalane. Varasemalt olen siis olnud pigem just agentuuri poole peal. Saates kuuleme, kuidas Alexela on andmeid seni kogunud. Ehk isegi olnud liiga ranged enda suhtes ja veidi üle reguleerinud. Ja uurime, millised on olnud GDPR-i peamised positiivsed mõjud. Kliendibaasid on rohkem korrastunud. Värske IDEA 360 jõuab sinuni igal teisipäeval. Leiad meid äppide ja platvormide kaudu, kus oled harjunud podcaste saama. Teisest hooajast saab meid kuulata ka YouTube'is. Saate toob sinuni turundus- ja kommunikatsiooniagentuur IDEA. Minu nimi on Kuldar Kullassepp. Ja mina olen Sandra Sultsing. Tänases saates me keskendume küll peamiselt GDPR-ile ja andmekaitsele, aga enne seda võiks tegelikult sissejuhatuseks Alexelast natuke üldisemalt rääkida, et tavainimese jaoks on see kütusemüüja, aga tegelikult on see taust laiem. Et äkki sa natukene avad seda, Kadri? Jaa, Alexela Grupp kui selline on tegelikult hästi suur ettevõte, kus on peamised suunad on energeetika, metallitööstus ja kinnisvarahaldus, aga siis erakliendi segmenti puudutab pigem just see energeetika pool. Et seal on siis Alexela nime all teada, nagu sa just ütlesid, kütusekett ja tanklapoodide kett, aga tegelikult on olemas ka siis energiamüügiga seotud ettevõte, siis Alexela Energia, kelle toodete hulgas on elekter, maagaas ja balloonigaas ning ka tegelikult mahutigaas. Ja praegune suund Alexelas ongi see, et need erinevad energiatooted kõik liiguksid ühtse Alexela märgi alla ja et me saaksime müüa siis oma klientidele ka paketeeritud tooteid, et kliendi elu oleks hästi lihtne ja mis seal salata, me saame ka kliendile soodsamalt müüa paketeeritud tooteid. Et see on selline kõik võidavad lähenemine. Kui vana Alexela on juba? Alexela tähistab selle aastal 25. sünnipäeva, et sündinud siis ikkagi taas iseseisvunud Eestiga koos, teinud kõik need tõusud ja mõõnad kaasa, et korralik Eesti ettevõte ja nii mõneski valdkonnas selline ainulaadne, et kui kas me vaatame kütuseturgu või siis elektriturgu, et siis selliseid tublisi ettevõtteid väga palju ei ole. Kui me nüüd hakkame rääkima rohkem andmetest, siis 25 aasta jooksul te tõenäoliselt olete andmetega väga palju kokku puutunud. Kui palju Alexela täna oma nii turundustegevuses kui tootearenduses andmetega kokku puutub? Me puutume väga palju kokku. Et kui nüüd erakliendist rääkida, siis me ikka väga tahame teada, et mis meie tanklates toimub või meie poodides toimub, et elektrist rääkides seal ei ole küsimust, et seal on konkreetne tarbimiskoht ja seal on andmed iseenesest mõistetavad, aga kütuse ja poodide puhul see ilmtingimata ei pea nii olema. Kindlasti meil on see hästi oluline info, et me teaksime, et kui palju, kus, mida tarbitakse ja saame vastavalt oma tooteid või teenuseid paremaks muuta. Et kindlasti on see hästi tähtis meile. Ja, aga kui nüüd natuke sisulisemalt juba jõuda GDPR-i teemadele, et mis tegelikult Euroopas on kõneaine pakkunud juba 2 aastat, pinevamad viimased mõned kuud, ehk siis mai lõpus lõppes see üleminekuperiood, kui ettevõtted pidid
selle regulatsiooniga seonduvalt siis enda tegevusi korrigeerima või siis kohandama. Et kas sa saaksid natuke võib-olla kirjeldada, kui palju olete pidanud oma tegevusi GDPR-i pärast muutma või siis sellega kohandama? Sisulise poole pealt kliendikommunikatsioonis me väga palju ei ole pidanud muutma, et me oleme olnud ajas küllaltki korrektsed. Küll aga on meie ettevõtte sisemised protsessid võib-olla veidi enam kaardistatud ja dokumenteeritud ning suurem ring inimesi on kaasatud sellesse ühtsesse teadmisse, et mis loogikate järgi me Alexelas midagi teeme. Ja teatud kohtades oleme ehk isegi olnud liiga ranged enda suhtes ja veidi üle reguleerinud, aga parem las olla niipidi kui teisiti, et meil endale tundub, et praegult on võib-olla turul selline üldine pinged maha hetk tekkinud, kus nagu kõik on saanud aru või on tekkinud, ma ei tea, selline üldine tunnetus, et see nagu nii karm ei ole ja ei pea ju kõiki kanaleid täiesti kinni keerama. Aga siis sellistes tingimustes ongi tegelikult hea, et see baas on tugev ja siis saab natukene järgi anda. IDEA 360 septembri alguse saates oli Peeter Marvet külas, kes rääkis sellest, et Eesti ettevõtete puhul on tema kogemus tihtilugu näidanud seda, et ei teadvustata seda, et kas ja mis andmeid meil on, arvatakse, et pigem on vähe, siis kui hakkad mõtlema, siis selgub, et tegelikult on nagu päris palju ja siis selgub, et see on struktureerimata, süsteemid on paika panemata, et teie puhul, ma saan aru, on pigem see, et te olete juba varasemalt andmete haldamisse heas mõttes nagu kriitiliselt suhtunud, et mitte koguda endale igaks juhuks andmeid kokku ja vaid et küsida inimestelt seda, mida päriselt vaja on ja siis need süsteemid olid teil juba paigas enne, et GDPR-i tulemine liiga palju lisatööd ei toonud, jah? No laias laustus võib nii öelda. Eks meil mingisuguseid selliseid küsimuste kohti tekkis, aga jah, et tegelikult meil oligi selline võib-olla rohkem struktureerimise küsimus. Aga jah, tegelikult meil need protsessid olid küllaltki paigas. Kas te kasutasite ka mingite väliste ekspertide abi, et paratamatult seda teema on keeruline, infot on palju, kuidas teie puhul oli? Protsess hakkas kuskil paar aastat tagasi siis meie jaoks pihta, et meil töötab alates eelmisest aastast andmete töötamise eest vastutav inimene ja tegelikult oleme ka veidi kasutanud välistabi. Võibki tunduda esmapilgul, et see andmete töötamise regulatsioon on hästi konkreetne ja paigas ja selge, aga tegelikult on ka veel Eestis hetkel kehtivad siseriiklikud seadused, mis hakkavad kombineeruma. Tekib selliseid halle alasid. Et just selles valguses oleme ikkagi pidanud natukene laiemalt aru. Aga see ettevalmistusaeg, te alustasite ise juba varem, et teil nagu liiga kiireks ei läinud selle, et 25. maiks oleks kõik asjad määrusele vastavad? Või oli mingid hetki selliseid, kus tundus, et appi kiireks läheb, et kui laiemat pilti vaadata, siis justkui nagu kõik ju teadsid, et see tuleb ja siis, kui aastavahetus oli nagu ära peetud ja uuesti töölainel, et siis see hakkas nagu kõigil nagu jube kiire ja... Ei, ma ütlen, et meil tegelikult laias laastus oli nagu pilt korras ja olime tööd teinud ehk, et pigem võib-olla see, mis ma ütlesin, et paar aastat olime varem alustanud, oli see, et just need nõusolekud, et kuidas ja mille jaoks me nõusolekuid küsime. Aga nagu ma ütlesin, et meie võib-olla suur pluss, aga teisest küljest ka võib-olla element, mis meil jällegi nagu kaardid natukene sassi lööb, on see, et meil on grupp, mitte üks ettevõte, meil on erinevad tooted, et siis see on nagu see keerukus, millega me pidime siin täpsemalt tegelema. Ehk et sa ei saa grupina küsida inimestelt nõusolekut, ilmselt saab tähendab, kui grupp küsib, aga teie olite pigem küsinud ettevõtted eraldi ja ju neid lihtsalt ühest kohast teise, ühest ettevõttest teise, need andmed ei saa siis tõsta lihtsalt. Täpselt, et see ongi nagu lihtsalt, siin ma pidasingi silmas seda, et see on see struktureerimine, et mis nõusolekud meil kellelgi on ja millele
ja millest me kellegile võime siis rääkida. Et see oli see struktuuri seadmise küsimus. Üks pool on see ettevalmistusprotsess, aga teine pool on kogu selle teema kommunikeerimine, et siis erinevatele osapooltele, nii klientidele kui ka partneritele, töötajatele, et kui ladusalt see läks või kas teil oli mingi eraldi plaan selle jaoks valmis? Ei saa öelda, et oleks olnud just eraldi plaan, et see on niimoodi samm-sammult käinud. Ma arvan, et ega me ei ole kuidagi moodi eraldi kliente teavitanud, et nüüd selline seadus jõustub, et me oleme lihtsalt timminud oma tegemisi vastavaks. Et ei pidanud saatma välja masskirja kõigile, et palun logige sisse ja andke uued kinnitused andmete kasutamise õiguse kohta? Me oma väljasaadetavates materjalides tõime küll välja sellised nupukesed, kus siis ei kas nõustuda või loobuda, hästi nagu lihtsalt seletades, et aga me ei pidanud vajalikuks hakata nagu selle määruse sisu lahti seletama. Tegime nagu sellise lihtsa ja vajaliku protsessi. Aga kas selle küsimuse käigus, olen nõus või ei ole nõus, et kas selle käigus nüüd tekkis ka mingisuguseid andmehulkasid, mida ei saanud enam kasutada üldse? Ja, tekkis. Ja ma arvan, et see on ka, kui nüüd küsida, et kas on mingeid positiivseid kõrvalmõjusid olnud, siis tegelikult võib-olla selle määruse selline aktiivsem jõustamine nüüd on toonud kaasa selle, et kliendibaasid on natukene rohkem korrastunud, et muidu seal ongi võib-olla ajalooliselt olnud selline grupp kliente, kes tegelikult võib-olla ei tahagi mingit infot saada. Ja tegelikult on nüüd tagantjärgi tulnud ka selline grupp, kes esialgu arvab, et ei taha saada ja hiljem nad tulevad ikkagi tagasi, et nad saavad aru, et tegelikult nad päris sellest infoväljast eemal ei taha olla. Te tegutsete ju tegelikult ka lisaks Eestile Baltikumis, et kuidas juurutusprotsess või üldse kogu see GDPR-i teema on ka teistes Balti riikides kasutusele võetud, et kas seal on mingeid erinevusi, võib-olla on klientide poolt tulnud mingeid erinevaid tagasisidesid, või on see küllaltki sarnane? Ma pean ütlema, et teistes Balti riikides me oleme seni tegutsenud natukene teistel alustel, et seal on meil, kui nüüd kütuse tankimisest rääkida, et seal on meil partnertanklad, ehk et selles suhtes see GDPR-i teema seal turul ei ole meid seni väga mõjutanud, aga nüüd, kuna me oleme sisenenud Lätis elektriturule, et siis, ja see on väga värske asi, et siis nüüd me hakkame sellega tegelema tõsiselt. Et aga hetkel ma jään vastuse võlgu, et mis erisused seal on. Sa mainisid kliendibaasi korrastumist ühe positiivse mõjuna, mida see GDPR kaasa tõi, et kas oskad sa välja tuua veel mingisuguseid häid näiteid, kuidas GDPR on mingeid protsesse või mingeid süsteeme paremaks teinud? Et võib-olla see, et kuna varem oli võib-olla selline, mis puudutas klientide teavitusi ja info väljasaatmist oli küllaltki kitsalt turunduse ja kommunikatsiooni valdkonna teema, et siis nüüd on ettevõttes laiemalt see teadmine, et mis meil need alused on, mis loogikate järgi me seda infot saadame. Et ma arvan, et see on hea. Teadlikkus ettevõtte sees kasvanud ja ilmselt ka läinud nagu struktuuri mõttes kõrgematele levelitele. Et üks asi, mis GDPR-iga on, alati saab kõige rohkem tähelepanu on see, et kes saab trahvi, et need trahvid on olnud päris suured, on need jutud olnud, et see on kindlasti selline tegevjuhtide lauale langev mure, kui see peaks nagu juhtuma, et andmete olemus ja tähtsus on sellepärast ka nüüd tõusnud nagu kõrgemale levelile. Jaa, kindlasti. Aga positiivsetest näidetest veel rääkida, et sina turundusinimesena, et kuidas sa tajud üldse praegust turgu, me ei pea rääkima ainult konkurentidest ja mitte mingitest kindlatest näidetest, aga
aga kas on märgata pigem võib-olla mingeid leidlikamaid lahendusi või kastist välja mõtlemist turundustegevustel pärast siis GDPR-i üleminekuperioodi lõppu? Ma pean ütlema, et minu meelest ei ole väga palju muutunud. Et selliseid üksikuid katsetusi on. Ma pean ütlema, et minu meelest elu läheb edasi ja võib-olla nüüd on üsna samamoodi edasi nagu enne. Ja võib-olla nüüd viimasel ajal on tekkinud selline nagu vabanemise laine, et võib-olla, nagu sa ütlesid, et siin mai lõpus kõik tundsid, et nüüd on see kirves kukub ja tuleb asjad korda teha ja et pärast seda võib-olla oli selline natukene vaiksem periood, aga nüüd minu meelest on kõike tehakse enam-vähem endiselt edasi. Kas sa saad välja tuua ka kriitilist poolt seoses määruse jõustumisega? Elisa Eesti juht Sami Seppänen on öelnud, et näiteks need trahvid on potentsiaalselt Eesti ettevõtteid arvestades ebaproportsionaalselt suured, sest see võimaliku trahvi suuruse arvutatakse ju emaettevõtte käibete järgi. See on nagu üks kriitikanool sellele määrusele. Kas teil on ka mingid mõtteid selles osas, et mis need negatiivsed küljed siin on? Loomulikult trahve ei taha ju keegi saada, aga ma arvan, et see eesmärk iseenesest on õilis, et andmed on ikkagi tänapäeval väga oluline vara, et las need olla hästi reguleeritud. Et ma arvan, et ma siin väga ei kritiseeriks loomulikult, et kui rääkida, et kas see on toonud lisatööd ja olnud ebamugav ja kindlasti on. Aga ma arvan, et see ei muuda selle asja eesmärki kuidagi halvemaks. Minu arust see eesmärk on ju see, et süsteemid on korras ja töö saab ilusti käia, et üks asi on võimaliku trahvi hirmus asju teha, aga teine asi on, et see muudabki su ettevõtte protsessi nagu oluliselt selgemaks, et mõnes mõttes jah, võib-olla tekivad mingid uued ametikohad, nagu teilgi oli andmete eest vastutav inimene, väiksematel ettevõtetel seda vaja ei ole, seda teenust saab põhimõtteliselt sisse osta, et see eesmärk on õige ja see trahvi hirm on ilmselt pigem... Ma arvan, et reaalsus on see, et see trahv rakendub väga äärmuslikul ja pahatahtlikul juhtumil. Et põhiline on see, et konkurents ja et ta reguleerib tegelikult natukene ka konkurentsi ausamatele alustele ja kaitseb klientide andmeid. Mulle väga meeldis, et sa tõid just selle teadlikkuse välja, et mis on ka üks selle eesmärk, et ettevõtted on muutunud teadlikumaks, aga inimesed ka, et olgem ausad, ega kui sellest nüüd nii palju räägitud ei oleks meedias, siis sa igapäevaselt ei mõtle sellele, et mis andmeid sa välja annad, paljud tegevused ongi mingite ettevõttega seos muutunud suhteliselt automaatseks, et see annabki võimaluse korra mõelda ja arutleda selle üle, et kus su andmed on, mida sa jagad, et kokkuvõttes on just see teadlikkus minu meelest väga oluline märksõna siin. Eks see on ideaalis kahe poole koostöö, et on klient ja on ettevõte, et ettevõte, kes küsib andmeid ja klient, kes annab andmeid ja siis seal omavahel peaks tekkima siis selline selge ühine mõistmine, miks neid andmeid antakse, sest ma arvan, et meist kõik on liitunud mingite püsikliendi programmidega ja täitnud kõikvõimalikke välju ja me ei ole isegi mõelnud, et miks neid on, et küsitakse mu kodust aadressit. Me ei ole küsinud ju, miks te küsite, te ju ei saada mulle pakke ega te ei saada mulle võib-olla otse posti, miks teil on need andmed kogutud, et jah, loodetavasti ka tavainimene nüüd hakkab rohkem mõtlema selle peale, et kui ta näeb mingit vastuolu või potentsiaalset vastuolu, et siis ta nagu küsib andmekogujalt, et mis teete nende andmetega. Aga jah, iseenesest tundub, et see ilmselt juba mõeldakse selle peale, väga palju veel ei küsita või ei pärita aru. Hiljuti just lugesin ühte artiklit Andmekaitse Inspektsiooni avaldatud statistika kohta, et tegelikult 3 kuuga, see on siis augustikuu lõpu seisuga on rikkumisteateid tulnud 33 tükki ehk keskmiselt 2 tükki nädalas, et tegelikult ka Eesti kohta on see päris väike number. Samas kui näiteks Inglismaa statistika ütleb, et
Võrreldes märtsiga tõusis juunis rikkumiste arv juba 3 korda, et 400 umbes 1700, et isegi rohkem kui 3 korda. Eks see oleneb ka sellest, et millise mastaabiga ettevõtted tegutsevad ja mis need kliendibaasid on, et Eestis ongi, me siin saame õnnelikud olla selle üle, et meil on tegelikult asi on nagu hoomatav selgelt, et kui meil oleks nagu miljonites kliente, siis see oht, et sinna satub ka sellist hästi aktiivset seltskonda, kes käib ja kontrollib ja mis mu andmetega toimub, et see on suurtel tulgudel kindlasti suurem teema. Aga vestluse lõpetuseks küsiks seda, et andmeid turunduses kindlasti hästi palju kasutatakse, see aina muudkui kasvab. Alexela on andmeid kogunud pigem konservatiivselt, et mitte liiga palju, vaid pigem nagu täpselt ja eesmärgistatult, et millist soovitust sa ise annaksid teistele ettevõtetele, nii suurtele kui väikestele, kes mõtlevad, et ma tahaks oma klientide kohta võimalikult palju teada, et kas on mõtet võimalikult palju teada või millise soovituse sa annad? Ma ikkagi olen selle poolt, et teha kõik algusest peale korrektselt kliendibaasi kogumisel ja ma ei ole sellise nii-öelda trikitamise poolt, et see lihtsalt võib tekitada halba kasutajakogemust ja sellist kliendi poolt hiljem negatiivset suhtumist hoopis ettevõtte suhtes ja võib-olla nüüd midagi hullemat isegi selle andmekaitse regulatsiooni määruse. Trikitamise all sa pead siis silmas seda, et andmeid küsitakse justkui ühel eesmärgil ja kasutatakse teisel või? Näiteks see, mis on eriti halb, aga on ka igasuguseid meetodeid, kuidas moodi natukene hämada, et klient justkui ei saagi aru, et ta on millegiga nõustunud, et neid on need linnukeste küsimised ja kas sa ei saagi aru, et kas sa ütled ei või ja või need on küll tegelikult see, et eeltäidetud ei tohi olla ja see on juba ka hästi reguleeritud, aga ikkagi kohtab aegalt selliseid natukene kahtlase maiguga versioone, kuidas andmeid küsitakse. Ehk siis selget kommunikatsiooni ja läbipaistvust. Ja, sest et ega nendest andmetest ei ole kellelgi kasu, kui klient tegelikult ei taha neid anda. Siis tulevad sinna naljakad e-maili aadressid ja telefoninumbrid 11111. Näiteks see või siis sul võib olla meeletult suur andmebaas, aga kui sul on ebakvaliteetsed andmed seal või selline seltskond, kes tegelikult ei taha mingit teavitust saada, et siis see on selline natukene kasutu ballast, et seda ei ole vaja koguda. Sellest ei võida kumbki osapool. Ja, just. Aitäh sulle, Kadri! Aitäh! Aitäh kuulamast viimast saadet meie andmete, privaatsuse ja GDPR-i minisarjast. Järgmisel nädalal alustame uute teemadega. Oktoobris räägime meediast. Juttu tuleb nii meediastrateegia koostamisest, taktikaliste tegevuste valimisest kui ka näiteks meediakonkursite läbiviimisest. Samuti puudutame digimeediat ja traditsioonilise meedia olevikku ja tulevikku. Selle saate tõid sinuni Sandra Sulsing ja Kuldar Kullassepp, meie disainer on Santino Kalvo.